See polegi muud kui ainult nali. See polegi muud kui ainult nali. See polegi See muud. polegi See polegi muud. muud. No nii, tere. Tere. 2 kuud. Jep, täiesti lõpp, kuidas Jõhker. aeg on lennanud. Sest me just vaatasime huvi pärast, et kui pikk aeg on siis vahele jäänud. Et mingi võib-olla kuu on ju. Vaatasime, et nüüd 3 päeva pärast saab 2 kuud. Kuhu see aeg on lennanud? Jõhkra kiirusega tegelikult. Ma siin ükspäev mõtlesin ka, et nagu jõhkra kiirusega on see suvevärk ka üldse mööda läinud. See on see juulikuu nagu. On. Ma ütleks, et mul ei ole vist nii kiiret suve, ma ei tea, aastaid olnud. Aga see tähendab ainult üht. Hot girl summer või? Mida sa mõtled? Ei, ma mitte päris niimoodi, aga ma just mõtlesin nagu seda, et ju siis on nii palju tegutsemist olnud ja mingi käimisi ja asju, et vaata see aeg läheb nagu niimoodi. Täiega. Ma töö juures täna isegi ütlesin, et ma olen nagu nii harjunud sellega mingi oma rahuliku eluga. Ma tulen töölt koju, ma mingi pikutan ja siis teed oma asju, teed mõne kliendi kodus ja siis nüüd on nagu see, et kogu aeg midagi teed. Peale tööd lähed sinna, õhtul jõuad koju, mingi unevaegus on lihtsalt jõhker. Ja. Aga samas ma ei vahetaks seda ikkagi millegi vastu, et nagu ülitore suvi on olnud siiamaani ja kõik need käimised ja olemised ja see on üliäge olnud. Täiega. Ma olen ka täiega rahul ja lisaks kõigele sellele veel mõelda vaid. Me viimati see osa, mis me siin salvestasime, sa tulid reisilt siis. Nagu jõhker. Ja viimases osas sul on see veel nina kinni. Jaa, ma ei tea praegu, kui ma mõtlen selle reisi peale, siis see tundub mulle oleks pool aastat tagasi käinud võib-olla. Et mitte mingi 2 kuud tagasi. No okei, võib-olla siit juba veidi rohkem on ju, aga jah, sul kõik telefonid, asjad toimivad. Jaa. Et ei lähe kinni veel siin. Ei. Ei. Aga kuna meil on ootamatult tiksunud täis täna siis 10 osa, siis mõtlesime, et teeme siis selle väga hot topiku, milleks on suhted ja selle puhul me avame väikse šampunni või? väikse šampunni, jah. Nii et oleks siis need teemad nagu sellised Lähevad libedamalt. Need teemad on sellised vajavad alkoholi. Mis sa arvad? Ma arvan küll. Kuigi ma ei tea, aga sa paned siukse pinge peale praegu. Oi, mine! Oh my god. Täitsa peetis. No see nüüd läks küll nüüd pauguga lahti, et sa ütled, et krõvid pinget. See oli ikka korralik 10. hooaja mitte grand finaal. Ma tahtsin seda öelda, to be honest. Et ASMR. Ja, see on see, jah. ASMR eriti mingi. Tõmbame pokaalid siis täis ja triiki täis. Ja sul on need sõnad juba välja mõeldud, mille nimel joome. Tegelikult ma mõtlen, et 10 osa nüüd okei, 10 nüüd praegu veel siin sünnib, aga tegelikult 10 osa on nagu selles mõttes purgis ja uskumatul, kui see ei ole tegelikult nagu, me alguses mõtlesime, kui me üldse hakkasime tegema nagu, kas meil on millest nagu rääkida, vaata. Aga tegelikult on ja mõni, ma ei tea, ma ei mäleta, mis osa see oli, aga vaat üks läks 1,5 tundi. Jaa, no tegelikult olgem ausad, meil oleks siin üldse võib-olla mingi 3-tunnised osad, kui me ennast nagu ei kontrolliks, et meil läheb liiga palju üle. Aga ma ei tea, laseme 50 osa veel. No jaa, kindlasti meie kuulajatele see väga meeldiks. Meil on juba siin küsitud ka, et nagu, kus on? Aga ma räägin, et suvi on nautimiseks ka ja... Nimetagemgi seda nagu suvepuhkuseks, mis meil siin vahepeal oli. Jah, davai, cheers. Ilus.
oh my god, ma panen jammu jood seda. tehakse ikka head kraami, noh. Loome eestimaist toodangut. jah. ma ei tea, mina viimasel ajal, kui ma olen pidanud nagu midagi tähistama või mingit kraadiga jooki jooma, siis ma olen seda võtnud. Tegelikult või? Ma ei ole nii ammu seda joonud tegelikult. Kunagi, vaata mingi hetk jõin täiega. Aga võib-olla see meeletu, see mingi gaas või see hakkas mulle nagu valu tegema. No gaasilised joogid ei ole üldse vaata eriti head, sest et kui ma olen rääkinud, et me käisime eelmisel aastal seal Longerupongil on ju, siis mul hakkas pea lihtsalt nii valutama nendest gaasilistest jookidest, et reaalselt selline tunne nagu oleks palgiga pähe saanud, et nüüd ma nagu natuke neid kardan, et ma neid ei taha juua. Kuigi vaata, me seal nüüd tookord, kui me käisime, siis tegelikult ju oli täitsa okei ju. Kuigi sul vist hakkas lihtsalt vastu, sest et sa polnud midagi korralikku söönud vist või? Jah, nii oli. Mulle ma küll jäin maitseb. vist mingi 4 tükki ära äkki või? Aga mulle piisas ka, mul järgmine tööpäev ka, ma ei olnud vana inimene, ma jätku hing rahule. Ma ei saa aru, mis teema sellega on. Kas, oota, sa saad 35 või? Nii. Mingi sellises vanuses inimesed räägivad, nad on jube vanad. Ma ei saa aru, mis teema sellega on, tegelikult ei ole sellega ju. on nagu see teema, ma arvan, et näiteks mina ei jaksa enam 2 päeva pidutseda. Mina ka mitte. No siis sa ka vana. Ei ole veel. Mida sa räägid? Endal tuleb ka mingi see... Ei, ma suudaks küll tegelikult, aga lihtsalt vaata nagu, ma tunnen näiteks, et võib-olla teisel päeval ma jään kiiremini nagu jokki vaata. Ma ei tea, mul ei ole üldse tegelikult algsiisu enam väga. Mul on väga harva niimoodi, kus ma mõtlen, et täna võiks nagu väikse Tinunnid. jah, et ma ei tea, 2 päeva mul nagu nii ei oleks seda isu juua, et ma võin igal pool käia ja teha, aga ma ei taha juua. Ma ei julge ka 2 päeva enam juua, ma joon härjaks ennast. Siis hakkab keegi luuki saama. Hakkavad probleemid tulema. Jah, #draama. #draama ja issand jumal küll. Jah, kes teavad, need teavad. Õudne. Aga tegelikult oota enne, kui me siia oma osa siis upume, siis kuidas sul üldse läinud on? Töö, ma ei tea, eraelu, käimised? Tõesti, ma ei saa mitte millegi üle kurta. Still good. Et ma räägingi, ma olen täiega nautinud seda suve. Muidugi vaata, ilm on nagu jama olnud üldjuhul, aga kui sul on toredad inimesed ümber, siis on alati väga tore. Ja me oleme nii palju käinud üritustel. Ma ei tea, me oleme võtnud nagu igast väiksest õlekõrrest kinni ja läinud igale poole. Et see on hästi tore olnud. Ja tegelikult, olgem ausad, me ju väga palju ei ole nii-öelda nagu koos kaksi käinud, aga siiski on neid üritusi olnud küll ja ikkagi on tore vaata. Et jah, alguses oli küll see hästi harjumatu, et me ei olnud nii palju koos. Siis meil ju, kui sa mäletad, siis me ikka mõlemad ulgusime mingi aeg, et aga see on ka nii veider, vaata, veider elu, et sa nagu nutad, sul on kurb, aga nagu samas elu teeb mingid oma korrektiivid, aga samas nagu meie õnneks on meil see, et meil on selline bond, et me oleme õed. Me oleme nagu nii lahutamatud selles mõttes. Jah, et võtame saba ja people go on ju. Ja seda küll ja kusjuures ka see, et sa ikkagi ju vaatad tagasi ja mõtled, et tegelikult oli äge vaata. Jaa, muidugi. Ja ma ei tea, ma arvan, et me suhtleme mõlemad nagu endapoolsete sõpradega, kes meil ei ole võib-olla nii väga ühised sõbrad, siis me suhtleme nii toredate inimestega, et kui me isegi kuskil vaata oleme trehvanud mingite seltskondadega, siis kõigil on see, et kõik on nii toredad ja sõbralikud, et see ei ole ka see, et me nagu justkui ei saaks koos olla, kui me oleme kellegi teisega ka veel, on ju. Et vabalt võiks olla nagu koos, vaata, nagu täpselt seltskonnad, vaata. Aga lihtsalt ongi nagu see, et ma ei tea, kas siis keegi on kuskil tööl või on mingid muud tegemised, vaata, või nagu, et selles mõttes ei ole nagu suutnud niimoodi klapitada, aga seltskonnad on meil küll üsna sarnased. Aga vaat me olemegi siin nii ägedad inimesed, et nagu meil ei saagi mingid sitad inimesed ümber olla, ju. Nojah, nagu öeldakse, siis meiega ei ole kuskil kunagi igav. Jah, seda ka, jah. See on ka hästi armas tegelt. Jaa, täiega. Aga sinul endal? Ma saan see, kus ma nüüd siis alustan? Nüüd on see, ahvid löövad neid trumme kokku. No täiega. Ma arvan, et hästi.
ma ei ole kunagi vaata selline nagu mingi hädaldaja. selles suhtes, et isegi kui mul on raske, siis ma ei räägi sellest. või nagu, või mitte ei räägi, vaid et lihtsalt nagu vaata, noh, ma olen siuke, et ma saan hakkama. ja kõik nagu usuvad minusse ja siis ma usun iseendasse ka vaata, et pigem ikkagi mul läheb hästi. mul on olnud siin küll ja veel igasuguseid mingisuguseid värke olnud, onju, aga ma olen nagu see kuradi, pühin oma põlved puhtaks, vaata, ja ma lähen edasi. Paned suure tüdruku püksid jalga ja ja kuigi noh, need olid mul enne ka jalas, aga lihtsalt vaata, et sisenedes alati kuskile uude maailma, siis see tundub alati kõik nagu nii rets, vaata. aga ma olen ikkagi sellel veendumusel, et kui sa oled ise aus ja ajad ausat asja, siis sul ei ole mitte midagi karta ja ka kahetseda tegelikult. et muidugi. see ongi see, mis mind nagu on edasi viinud, et nagu mul on täitsa suva. Ja kõik siin elus teebki tugevamaks, vaata, kogemused omaette täiesti. Ma arvan ka, et ei ole mõtet mingite asjade pärast kassida. ei. Kusjuures ma just, mingi päev ma just endamisi mõtisklesin, et kõlab ka nagu mingi old lady, aga et elu on selle koha pealt ka nii veider, et elu võib olla nagu raske, onju, aga ikkagi elu on üliäge. Me elame seda elu nagu ühe korra, konkreetselt seda elu. Et miks sa peaksid siis millegi pärast, ma ei tea, põdema või muretsema üle või lihtsalt mine nagu go with the flow. Et võta elu täpselt nii, nagu ta on. ja siis see on see elu usaldamine in general, et nii noh, ongi, ei ole nagu mingeid selliseid asju, et mingi, millega see elu nüüd karistab. prolli, sa pead midagi nüüd ära õppima või nagu elu viib sind ikka nendesse kohtadesse, mis nagu noh, ta ei lase sul vaata nagu mingi puhata vaata loorberitel või kuidagi nagu noh, et ju siis sa pead jõudma kuskile, et sellepärast need mingisugused takistusi ja asjad on, vaata. Aga minu arust elu ongi nagu palju huvitavam, kui sul on neid takistusi. Sest mina ei kujutaks ette, kui ma elaks ainult näiteks sellist elu, mul on töö ja kodu ja kõik. Ma ei käi mitte kuskil, ma ei suhtle väga kellegiga. Olen ainult mingi oma urus, on ju, mingi 50 aastat läheb mööda ja siis mõtled, et mingi, oi, mul oli nii rahulik elu. Rahulik ta ilmselt oli, aga nagu samas mingeid kogemusi või mingisuguseid seiklusi nagu sul ka ei ole. oi issand, ma sureks vist üldse ära. Nagu ma räigelt naudin inimesi ja nagu inimestega suhtlemist, vaata. Nagu mul on nagu nüüd, nagu ma olen nagu räigelt vaata viimasel ajal tundnud seda, et ma nagu tahaks, vaata. Ja olen saanud ka ja tegelikult see on nagu nii äge, et vaata see kõik on viinud mind nagu mingite inimestega kokku, vaata nagu läbi selle ja siis mõtledki, et aga kuidas ma siis oleks nendega muidu tuttavaks saanud, kui sa istudki kodus ju. Või noh, ma ei tea, näiteks viimane kord, kui me käisime Pärnus, on ju, me teadsime, et tuleb mingi räige ikesetorm, mingi kohutav ilm ja kõik asjad, on ju, et no piletid, mõtled, et okei, savis on mingi 25 euri, on ju, et las siis jääda, aga see on nagu kogemus, see, et sa lähed ja nagu ja siis saadki märjaks, mis siis juhtub, nagu sul on täiesti savi. Ja kuule, ja mis tegelikult oli teel Tallinnast Pärnusse oli räme torm, padukas, äikesevihm, nagu see nagu nähtavus oli praktiliselt 0, on ju. Säppis põhimõtteliselt iga sekund nagu äikest. Täiesti. Ja jõudsime Pärnusse 0 tilka. Ütle nüüd. Nagu, what? Kuigi muidugi jah, kõik oli läbi vettinud ja märg, on ju, aga selles mõttes, et ei olnud külm, polnud mitte täiesti mingi selge kuu oli seal Sunseti seal laval näha, lihtsalt ma mingi tegin videot, vaatad, kuidas see võimalik on, aga nagu ülihea, see oli täpselt see, et teadsid, kes tulid. No just, ja mõtle, kui oleksime selle pärast puhtalt minemata jätnud. Väga kurb. Pigem oleks jah. Kuigi no, meil oli jah. No comments. Ühesõnaga lasta jääda see kõik, mis juhtub Pärnus ja Pärnusse. See on mingi quote eluks lihtsalt. Sobib igasse eluvaldkonda. Absoluutselt. Ühesõnaga, aga ma ei tea siis, lähme siis oma suhete teema juurde või?
ja see on siuke teema, mida ma olen natuke peljanud. Mina ka. Mina nagu, ma ei saa aru nagu väga miks. Sama, sest et ma Aga- olen eriti siuke aus või noh, suht suva, vaata. Aga ma nagu kogu aeg kardan, et mul ei ole midagi asjalikku rääkida. On küll. Ma aitan sind siis. Aita, jah. Et Võib-olla enne tasuks ära öelda, et ma ei tea, meie eksid või mingisugused teemad või missugused asjad või keegi tunneb ennast kuskil ära, et loomulikult me nagu mingi täiesti süvitsi mingi detailidesse ei lasku, nimesid ei nimeta, mida iganes, kes tunneb end ära, no palju õnne, vaata. Aga tegelikult point on ju selles, et me ei pea kellegi pihta ju viha. Ja me oleme nendest teemadest nagu lahti lasknud. Ja see on ka võib-olla üks põhjus, miks me oleme seda teemat edasi lükanud. Sest et noh, võib-olla vaata, mina ei olnud nagu võib-olla nende episoodi keskel valmis on ju mingitest asjadest rääkima, et aga tänasel päeval nagu me oleme mõlemad nagu valmis ja keegi ei pea ennast kuidagi pahasti tundma, ma ei tea, me võib-olla... Ei, seda rösti siit kindlasti ei saa, et me nagu hakkaks kedagi maha tegema. Ei, maha me kindlasti ei tee, pigem nagu, ma ei tea, jagamegi, et on sellised kogemused olnud ja võib-olla mingisuguseid elutõdesi jagada mingite olukordade kohta, vaata. Või mida me ise oleme õppinud. Või mida me oleme ise teinud ja saanud aru, et see tegelikult on ju ka võib-olla mingid asjad valed vaata olnud ja mida iganes, aga see õppimine, vaata. No muidugi, nagu sina alati ütled, et igal mündil on 2 poolt. Et kunagi ei ole keegi üksinda süüdi, muidugi on ka selliseid variante, aga siiski nagu, noh, ongi, ühesõnaga sukeldume sisse, küll me siis saame seal edaspidi rääkida mingite asjade kohta juurde. Kus me siis alustame? Kas me räägime üleüldse, mis suhted on olemas või mis üldse on suhe ja siis äkki lõpus siis võib-olla natukene arutame enda asju või? No ma ei tea, mis suhted on olemas, vaata. On see, ma ei tea, tänapäeval me saame öelda, et on ju mehe ja naise suhe, see on mingi mehe ja mehe on ju, see on naise ja naise, vaata, et me oleme ju täna jõudnud täpselt sinna kohta, kus ju kõik on võimalik ja legaalselt, kas võib nii öelda? Jah. Et see nii-öelda traditsiooniline peremudel on justkui nii-öelda nagu katki tehtud ja tolereeritakse kõiki inimesi. Peaasi, et nad oleks lihtsalt õnnelikud. No selles suhtes ma olen nagu selle poolt, et kui inimene väga tahab oma elu jagada, näiteks naine tahab naisega elada, siis see on okei. Aga ma ei ole kunagi olnud selline, kes ükskõik mis asjade suhtes, ma ei tea, olgu need, ma ei tea, käibemaksu tõus või mis iganes, et siis minna ja karjuda kuskile, et kui halvasti ja kui nõme see on. Et noh, selles mõttes, et mingid asjad siin elus on paratamatus ja meil kõigil on vaba valik mingiteks asjadeks, et siis ongi see, et kui see on tema valik, siis kedagi ei koti ju, mida inimesed teevad oma 4 seina vahel. Ja ma mäletan, mul üks tuttav ütles ka, et kõik võivad küsida, kuidas sul läheb ja bla bla, aga tegelikult mitte kedagi ei koti. Jah, tegelikult see on ka jumala uus point. Et see läheb niikuinii neil järgmisel päeval meelest ära ja põhimõtteliselt elu läheb neil endil edasi ja meil kõigil on ju mured ja eks nad siis nagu et või siis inimesed tavaliselt reeglina tuleb ka küsivad, kuidas läheb selleks, et võib-olla midagi hoopis teistsugust küsida. No vaata, viisakustest küsid, kuidas läheb. Tegelikult teda kotti on ju. Täpselt ja kui kellelegi see nagu ei meeldi, siis tee sina teistmoodi. Et kõik on okei. Täpselt. Tuli praegu üks asi meelde. Sellest ma räägin hiljem. Vaata, et sul meelest ära ei lähe siis? Ei lähe. Aga jaa, ei, mina olen ka nõus sellega, et peaasi, et inimesed oleks ise õnnelikud. Ainuke asi, mis mulle endale lihtsalt ei meeldi, on see, et võib-olla see avaliku kindlumuse näitamine, vaata. Jah. Või kellega meil oli see teema, et vaata üldjuhul paljudel on see, et mingid mehed on koos nii rõve, vaata. No üldjuhul enamus meestel see ei meeldi, on ju. Aga kui panen neid vaatama nagu 2 naist, siis neil on mingi, see on jumala äge, vaata. Muidugi. Ja siis ma olen alati siuke, et mingi, mis asja päriselt. Kus see loogika on? Täpselt, aga see on raudselt see mingisugune
asjade nagu, ma isegi ei oska öelda, kuidas seda nagu seda nimetada, siis pealiiva alla peitmine või? Jaa, sest no, ma ei tea, ma arvan, et siit tuleb see ka, et mehed on ikkagi mehed, vaata. Noh, mehed on nagu alfad. No kus sa siis vaatad kahte alfat, et see on nagu ju vale. Noh, see on lihtsalt vale vaatepilt, on ju. Ma arvan, et sealt tuleb see mingi error seal ajus. Aga naised on sellised nagu õrnad, vaata, ja siis kui nad on mingi õrnusiga jagavad, siis on nagu normaalne justkui, et nagu naised teevadki nii ju. Naised mingi joovadki ennast täis ja musitavad võib-olla, vaata, et see on justkui norm ju. Jah. Aga ma ei tea, kus see tuleb. Ma arvan, et see tuleb sealt nagu. Sul on mingi naine kunagi külge löönud või? Jaa, on küll, Aga jaa. oli veider, on ju? Ja, ma ei saanud alguses aru sellest. Ma olin just äsja ripsmetehnikuks saanud. Ja see meie tuttav, see, kellega me seal klienditeeninduses töötasime. Ja ma ei saanud alguses üldse aru, vaata, aga ta ühtegi tahtis räigelt aidata mind kogu aeg nagu mingeid asju mingi rääkida ja ma ei tea, mingid siuksed asju, on ju. Ja siis ühel hetkel nagu, ma ei tea, kuidagi nagu, ma ei tea, tekkis nagu mingi teema ja siis ta ütles mingi, et ma hakkasin just tüdruksõbraga kokku elama, mingi tüdruksõbraga. Ma vaatan, muidu ütled mingi sõbrannaga midagi, ma ütlesin tüdruksõbraga. Siis mingi jaa, ma mingi, sa oled nagu, sulle meeldivad naised või? Siis ta oli nagu mingi, et siis ma mingi the moment she knew she walked up. Aga siis ma mingi okei. Aga samas nagu see läks kuidagi nagu jah, nagu läks nagu kuidagi mööda ja siis ma sain aru nagu kogu aeg iga kord, kui ta nagu mingi komplimendi tegi, et ma ei tea, mul on ilusad juuksed või midagi sellist, siis nagu noh, siis ma sain teada nagu, et kust see päriselt tuleb, vaata, aga naised. Aga muidu mulle täiega meeldib see naiste see nagu pooldamine või noh, see vaata, et naised hoiavad nagu kokku, et naised on mingi, nii ilus näed välja, vaata, siuke asi. Keegi ei mõtle, et kas nad mingi lesbi. Feministid. Ja umbes niimoodi, vaid pigem mulle nagu meeldib, et naised hoiavadki kokku ja ei ole nagu mingi bitchid nagu. Täpselt, kui kuskil on, ma ei tea, kellelgi midagi must, siis öelge nagu. Või ripsmekarv on ära kukkunud või ma ei tea, nägu on mingi must kuskilt. Jah, või midagi on hamba vahel, vaata. Täpselt. Et see on nagu mingid sellised asjad, vaata. Aga no samas siukest asja on ka ikka olnud, et ma ei tea, teed mingi musi, vaata, sõbrannaga ja nagu mingi, noh, sellist nagu täiesti mingi käid käes kinni ja niimoodi. Aga see pole kunagi nagu olnud nagu selles mõttes nagu mingi thing, vaata, et umbes ala, vaid lihtsalt nagu deep friendship, vaata. Et hoiad nagu omasid nagu justkui. Sest ma olen ise vaadanud nagu... Sul on keegi külge öelnud, Ei ole tegelikult. Aga see tuletab mulle seda, mäletad seda laivi aega meelde kunagi, kui me vaatasime seda. Siis mul oli küll mingi nali selle. See Facebook ema või? Jaa. See aeg või? Jaa. No see oli ikka täitsa crazy. Siis mul oli korraks küll mingi, et appi, ma ei tunne ise ennast ära, et kes ma olen, on ju. Oh my god, jaa, issand. Aga samas see oli nagu naljakas, aga noh, sellest obviously ei tulnud midagi, on ju. Ja ei olekski tulnud, aga lihtsalt see oli endale lihtsalt siuke võõras, vaata, kogemus. Aga issand, kuhu mul nüüd, ma tahtsin seda öelda, et vaata, TikTokis on üks paar, nii-öelda naised koos. Ja. Aga nende seda dünaamikat vaadata on nagu nii äge, et nad nagu sobivadki reaalselt ülihästi kokku. Et ma ei kujutakski näiteks neist kumbagi ette mingi kutiga. Et nad kuidagi, vaata, naine naisega võib-olla oskavad nagu arvestada rohkem, sest sa võtad seda justkui nagu läbi oma minapildi. Jumala hea point tegelikult. Et jah, võib-olla nagu see meeste naiste erinevus, vaata see loogika erinevus ja kõik see, on ju. Et nagu naine naisega on see kuidagi see dünaamika on natuke teine. See on jumala hea point, sest et vaata ennegi on olnud ju vaata sellised olukordi ikka, kus mehed on nagu sellised, et et mingi ma ei tea, ma ei saa aru naistest ja mingi tahab mult seda, et aga miks see üldse oluline on, vaata. Noh, aga siis, kui sa nagu võib-olla mingi naisega koos oled, siis nagu sul on see arusaamine nagu poole parem või nagu sa suudad mõista. Ma ei tea, mul läks korra pausile. Ühesõnaga, et suudad nagu leida nagu just selle mõistmise just, sest me lähme ju ülinärvi seal hetkest, vaata, kus
nagu kaaslane ei saa sust aru, vaata. et et selles suhtes nagu, aga ega siis ma olen ka siin oma sõbrannaga teinud ju nalja, et ei ole ühtegi normaalset meest, onju, et ma arvan, et see lõpeb lõpuks niimoodi, et oled naisega. kusjuures jah, et abiellume vist, ma arvan. seda nalja on tehtud küll, jah. on jah? Sul ka või? On mul ka läbi käinud see sõpruskonnas nii-öelda. Et ei saa ühtpidi, ei saa teistpidi, siis mõtledki, et keegi tegigi ju mingit nalja, et mehed ongi nagu parkimiskohad, et parimad on ära võetud ja alles on invaliidide kohad, vaata. oli et sisuliselt siis lõpuks sa pead mingi enda jaoks selle parima leidma, onju. oli jaa. No ma ei mõtle tegelikult nii hull, ma arvan, see seis ei ole. Ei, muidugi ei ole. Aga kui seda öeldi, siis ma naersin küll, onju, selle peale. et jaa. nõustusid lihtsalt, vaata. Et pani mõtlema hetkeks. ei, muidugi. Ja lihtsalt ma arvan, et see mõtlemine ka, et pole normaalseid mehi, ma arvan, see on ka nagu mingi teatud perioodi mingisugune trots, vaata. Aga võib-olla see tuleb ka sellest, et kuna mina olen olnud juba nagu nii kaua aega vaba, et vaata nüüd ma olen oma seal tervenemisprotsessi justkui nagu ära teinud, onju. Et ma olen tahtnudki teadlikult olla üksinda pigem, onju. Ma ei ole kunagi pooldanud seda, et sa hüppad ühest suhtest nagu teise, onju. Vähemalt see minule lihtsalt ei sobi. Siis ongi see, et nagu veits ma olen seda latti pannud liiga kõrgele ja ma ei tahagi sealt alt kedagi nagu läbi lasta. Et nagu pigem ongi see, et ma ootan kauem nagu seda õiget diili nii-öelda, kui see, et ma lepin mingisuguse sellega, kus mul on mingi igasi ajaks, ma ei tea, mind närvi või teda närvi või et meile ikkagi klapiks. Ma mõistan seda, sest ma olen jõudnud ise ka sinna punkti, vaata. Cheers to that. Aega võttis, aga asja sai. aga no see on pikk protsess, ma ütlen ausalt. On. Et ja see on nagu, ongi see on nagu hea, aga samas nagu ka halb, et nagu muutus väga iseseisvaks ilmselt. Iseseisvaks, siis ongi see, et sa nagu, sul on võib-olla raske anda võimalust nendele, kes nagu tõsiselt võib-olla tahaks vaata sinuga nagu koos olla või sinuga tutvust teha nii-öelda. Aga noh, ma ei tea, ikkagi see elu usaldamine ka ikkagi nagu nii tugev, vaata. Aga see on üli hästi öeldud, elu usaldamine, sest et mida mina olen tundnud küll seda, et ma kardan nagu enda puhul seda, et ma hakkan kellegi vana vitsaga lööma. See on normaalne asi, mida tehakse ju. On, aga samas nad on nagu nii tobedad hirmud, kuhu kinni ise takerduda. Et ma olen nagu nii räige ülemõtleja, onju. Et siis ma olen endale hullult seda sisendanud, et tegelikult nii ei tohi teha. Jaa, et tegelikult muidugi ei tohi, onju, milles see teine süüdi on, vaata, kes või tema ei pea maksma, onju, selle eelmise hinda, onju. Aga pigem on nagu see, et meil puuduvad muud kogemused lihtsalt, vaata. Ja ilmselgelt hing on haige ka, onju. Ja siis kardadki, et ma ei tea, elu ongi mingi against you, vaata. Nii on, jah. Või kõik inimesed siis teevad niimoodi, nagu see üks tegi, vaata. Aga kusjuures mina nagu olen hästi nagu tajunud seda, et on ka selliseid, vaata, kes ju tegelikult nagu nad ei saa aru, miks sa nagu vaata niimoodi kardad võib-olla, vaata. Okei, minu nagu on see hea skill, mida ma nagu tähele pannud, on see, et ma ei jää kinni asjadesse, vaata. Jaa, see on üli hea omadus selles mõttes. Pigem on nagu hea, et ma ei jää kinni, ma mõned päevad kuni, ma ei tea, paar nädalat, onju, ma nagu olen siuke, et hing tilgub verd ja on kurb, onju, aga ma kuidagi nagu, lähen edasi ja siis juba tulevad nagu uued uksed nii-öelda, onju. No just, sest öeldaksegi, et uus uks ei saagi avaneda, kui vana on veel lahti, onju. Et elu lihtsalt lähebki sellise vooluga edasi. Täpselt ja siis ongi nagu see, et juba uus inimene, aga tegelikult nagu jumal tänatud, et on, sest vastasel juhul ma ju ma ei tea, oleks ju mingi oma kurbuses või mida iganes, onju. Et see on ka ju nagu väga siuke pöö, onju. Et selles mõttes nagu
See on pigem jah nagu hea ja mida ma olen nagu tähele pannud, et nagu ma ei keera nagu nende asjadega nagu lukku ennast, vaata. Noh, nende nii-öelda nagu ebaõnnestumistega. jah, sest mõni ei lase endale hiljem näiteks üldse kedagi lähedale. Et sa jäädki sinna kinni, et kõik ongi selle ühe vitsaga jälle, onju. Ja kuidagi hästi üldistada, noh, inimesed hakkavad üldjuhul üldistama, onju. Et ma ei tea, mehed ongi kõik sellised ja see on ka nagu väga vale. Aga mis sa arvad sellest monogaamia ja polügaamia suhetest? No, ei oskagi kohe siin mingit tiipi vastust sulle anda. Ma No. pigem olen ikka selline üks-ühele inimene, ma arvan. Üks-ühele inimene või? Jaa, muidugi, mina ka. Aga vaata kõik need jah, vaata nüüd mul tulevad kõik asjad meelde, mis me oleme nagu lükanud edasi, vaata nagu siia suht episoodi. On see, et vaata on ju need mingid svingerid, kes mingi üks-ühes suhtes käivad svingerdamas ju. Vaata minu Või see, kuidas see asi toimib? No see on nagu, see peab olema täpselt vaata jälle see mingi usaldus inimeste vastu. Jaa. Et mina alati mõtlen, et Eesti on nii väike. Selles mõttes alati keegi teab kedagi, onju. Et ma ei suudaks tänava peal ilmselt mingi inimestele otsa vaadata, kui ma ise sellist elu elaks, onju. Aga samas jällegi väga tore, et nemad oskavad seda teha. Jaa. Aga teisalt on just see suhte see ka, et nagu, et see suhe püsiks edasi ka. Et nad võtavad nii-öelda need kolmandad endale sinna, kolmandad ja neljandad isegi, onju, sinna suhtesse sisse hetkeks, onju. Aga et samamoodi see oskus lahti lasta ja eluga edasi minna. Ja seal ei ole ilmselt, noh, vaata, võib-olla on see klapi suhtes, võib-olla suheldakse edasi, aga võib-olla ongi see ühekordne kõik ja ongi, lähevad eluga edasi, onju. Ma ei tea, jah. Ma olen ka nagu, ja samuti ka kokkulepete küsimus, vaata. Et see peab olema ikkagi nagu aus, et kui sulle ikkagi nagu võib-olla seal hakkas keegi meeldima, onju, siis sa pead olema oma kaaslase pihta ikkagi nagu aus ka. Sest noh, ma ei tea, ma olen kuulnud küll neid lugusid, kus mingi inimesed reaalselt on nagu mingi, mulle tegelikult meeldis see naine rohkem, vaata, kui see mees näiteks, või no umbes mingi siuke, vaata. Et no see on küll päris kurb. See on nagu jah, siuke veits nagu siuke, aga no ma ei oska vaata ise kaasa rääkida, ma pole nagu ise nagu sellises suhtes olnud, ma ei ole pidanud nagu mõtlema nendele asjadele, vaata. Et ma olen ka nagu siuke üks-ühele nagu suhtes oli ja vaata, ja mulle meeldivad nagu suhted, nagu mulle meeldib, kui on nagu suhe. Või siis on nagu see, et sul on nagu see teadmine, et ma ei tea, sa ei taha suhet, onju, noh, siukest nagu tiipi suhet, aga et ma tahaks omada võib-olla kedagi enda kõrval, vaata, kellega ma ei tea, fannida vahepeal. Ja vaata, kui inimese see psühholoogia on ikkagi selline, et vaata väga paljud ongi sellised, ongi väga iseseisvad, saavad oma eludega hakkama, sa fannid ringi, sul on mega tore, ma ei tea, mõni reisib veel, kohtub seal inimestega, aga nagu lõpuks on ikkagi see, et me tahame kedagi enda kõrvale. Jaa. Et see läheduse vajadus siiski on oluline. On küll ja, sest noh, no ongi, inimesed tahavad nagu seda kaisutada või seda vaata, et ükskõik, kes ütleb, ei, mulle ei meeldi kaisutamine. Nagu ikka inimene tahab seda lähedust või seda kontakti, vaata. Kas või siis, ma ei tea, 1 või 2 tunniks nagu. Või no, isegi kui see ei ole nagu, ma ei mõtle isegi seda nagu sellises läheduses, vaid ikkagi sul on nagu tore koju tulla, kui keegi sind ees ootab. Jah. Olgu see siis kas või sa tuled raske tööpäev, tuled koju, sul on mingi toit tehtud valmis ja ma ei tea, midagi on sinu peale nagu mõeldud, onju. Igatsed suhet või? Kus sa nüüd nii äkki tuli praegu? Mõtlesin lihtsalt, et tuled töölt koju ja tahad süüa. Ei, ma tulen töölt koju, sa oled külmade longerutega vastus mul. Okei. Ei, mis ma ei teagi. Tegelikult võib-olla nüüd ma võib-olla enda jaoks olen selle nagu rohelise tule andnud. Selle koha pealt, et ma ei ole enam nii kinni. See oli juba ammu tegelikult.
nojah, aga vaata, mul on ikkagi see, et mina ei ole selline tutvuja nii jõhkralt, et ma ikkagi pigem pelgan neid inimesi ja kui me oleme siin nüüd väljas käinud ja ma olen näinud neid inimesi, kes seal väljas on, siis see on ikka jõhker, siis mõtlen küll ma pigem olen kodus. et ma ei tea, või on see, vaata, võib-olla see on see, et see, mida sa kardad, seda sa tõmbad, onju. Et kui kõik ongi siuksed, siis sa tõmbadki siukseid inimesi ligi. Et ma pigem olen nagu teadlikult tahtnud nagu ollagi siuke, elada oma sellist rahulikumat elu ja ma ei ole nagu nii väga igatsenud. Aga samas nüüd ma jälle võib-olla mõtlen, et äkki nüüd ma olen valmis. Ei tea. The struggle is real. True that. Ei Mul no hakkab nii muidugi. palav selle jutu peale ju. Miks see? Ma ei tea, mu põsed on punased. Ei ole. Sul on meik peal, ma arvan, sellepärast ma ei näe. Otsa teema. Teema. Ei, no ma saan aru ja see teema on selline veits siuke complicated. Aga mina, noh, jällegi, onju, olen jõudnud sinna kohta vaata, et nagu mul ei ole vahet, kas on või ei ole. Et nagu ma suudan olla nagu üksi ja tegelikult on tore üksi, sest üksi olemisel on need omad benefitid, onju. Noh, nagu me kõik teame, siis kui sa ikkagi oled suhtes kellegagi, siis sa pead ikkagi arvestama temaga. Elukorraldus sõltub ikka kellestki teisest ka, sa ikkagi nagu ju oled ikkagi normaalne ja aus inimene ja vaata nagu, ma ei tea, kui teine tuleb töölt koju, siis ei lähe kodust ära näiteks, vaata, et olla nagu koos, onju. Et aga ma ei tea jah, mina küll nagu. Aga see peab olema hästi nagu harmooniline kõik. Et minu arust nagu see kõlab nagu kuidagi nii imelikult, et mingi ei, see ei lähe sinna, ma tahan, et sa oleksid minuga kodus. Mingi ma olen sinuga 24/7 kodus põhimõtteliselt. Et nagu ikka seda oma aega ja kõike peab ka olema. Muidugi, see on nagu ikkagi ju nagu vang, vaata. Mingi hetk tekiks ikkagi mingid probleemid sellest, ma arvan. Tekib, muidugi tekib. Igaühel on vaja oma aega nagu. Jah, ma räägin, mul tulevad nagu oma nendest kogemustest, vaata mingisugused näited, aga jõuame sinna hiljem. Et sa võid nüüd siia vahele ka visata ju. no aga viimane oli vaata selline, et ma nagu sain aru vaata, et okei, et võib-olla ei ole inimesi tal siin onju ja mis iganes onju, aga sul ei ole õigust vaata võtta nagu minult minu inimesed vaata, et nagu mina olin harjunud käima, tegema, olema onju, aga mul oli see nagu justkui vaata nagu noh, karmimalt võib-olla öeldes siis keelatud vaata. Et nagu justkui ma ei olnud nagu õnne väärt või noh, ma ei tea, et nagu ma pidin justkui nagu olema nagu mingi babysitter seal. Et nagu see on nüüd koht, kus ma mõtlen, et igal inimesel võiks ikkagi mingi hobi olla. Me ei ole väga siuksed hobitajad selles mõttes, aga nagu midagigi sul võiks ikkagi teha olla, kui sul ei ole keegi käe kõrval. Et nagu mis iganes asi see siis on, kas sa lähed kas või välja jalutama või sa teed midagi omaette. Loe raamatut või ma ei tea, vaata midagi telekast või ma ei oska praegu nüüd rohkem näiteid tuua, aga no olgu see kas või nii lambine asi, aga ikkagi sa saad seda üksindaga teha. Ja sa mainisid ka seda, et vaata, sul ei ole nagu vahet, kas sa oled suhtes või mitte, et sa oled selle nagu, kus ma ütlen, mitte nagu rahu teinud, et sulle meeldib üksindaga olla. Ja see ongi nii oluline, et inimesed oskaksid üksindaga olla. See on see iseseisvuse küsimus nüüd vaata. Aga see, et sa naudid seda aega iseendaga kas või üksinda, mitte isegi sõpradega väljas käies on ju, et ma teen, mis ma tahan, vaid see, et sa olen näiteks nagu, kui minult on küsitud, et appi, sa oled nii kaua aega üksinda olnud, et umbes, kas sul kodus nagu üksinda igav ei ole või? Siis ma mõtlen, et ega ma nii naudin seda aega tegelikult, mis ma olen üksinda, on ju, et nagu mul on nii palju asju teha. Et võt need, kes nagu astuvad ühes suhtes teise, võt mina ei suuda ennast sinna saabastesse panna. Et kindlasti tuleb anda aega. Mina tahan alati seda sügavat nagu connection'it inimesega, et ma avan ennast ka nagu paljudele alles siis, kui ma nagu olen nagu saanud nendest mingitest põhisteppidest üle. Et ma pigem olen nagu siuke, me ei saa öelda kinnisem ka, aga siuke vaiksem võib-olla ja võib-olla jälgin kaugemalt mängu ja selline,
et ma tahan seda nagu tugevamalt. mingid inimesed, aga siin jälle me saame tuua selle, et mingid inimesed käivitavad meis mingisugused erinevad asjad, et see, mis sul oli ühega, ei pruugi olla teisega, see, mis sul on teisega, ei pruugi olla ühega. Ja mõned inimesed käivitavad sinust nagu instant kohe selle, et sa oled nagu oma, sa julged mingid rääkida. Sina oled veel eriti selline, kes kirjutab mingi teksti valmis ja siis mõtleb, kas ta hakkab ära saatma selle või mitte, onju. Vaata mõndade inimestega sul on see ja siis sa veel kustutad selle mingi 100 korda ära ja siis sa alles saadad veel midagi, onju. Aga vaata, sul on neid inimesi ju ka, kellele sa kohe kirjutad ja kohe saadad. Ja siis sa viskad kohe minema selle telefoni, umbes nagu saaks mingi viimast pattu teha. see on see meem, vaata, kes läheb, ma ei tea, katusele muru niitma või midagi. ja, ma ei vaata telefoni. ja täpselt, et nagu, see on ka huvitav. Aga vot ma ei saa aru, millest see tuleb. Ei Et saa miks aru, on nii, jah. et mingite inimestega on niimoodi? Ma ei tea. Hästi veider nagu. Aga noh, ja siis on mina mingi full rebel lihtsalt. Jumalast savine. Mul on täiesti no filter. Okei, on olnud inimesi ka, kus mul ei ole nagu seda. Või no, või tähendab, on filter siis, et ma nagu ei plähmerda. See on mingi, mis ma kirjutan, aita mind. Jah. Et mõned inimesed ja mõndade inimestega ma nagu kaotan täiesti pea ja ei saa aru nagu miks või kuidas. Aga üldiselt mul on küll see no filter. Ja ma arvan, et see no filter on ikkagi kõige parem. Sellepärast, et siis sa saad olla ikkagi nagu sina ise. Ja see kellegi teise mängimine on jah siuke, et vaata varem või hiljem need kuidagi maskid langevad ikkagi. Ja siis pärast oled mingi Ma pean rääkima seda, see on nagu reegel, vaata, see 2,5 kuni 3 kuud näitab ära seda maski, vaata. Ja nii on ka. Jah, ma olen täitsa nõus sellega. Sest et nagu see inimene ei suuda nagu nii kaua nagu näidata oma mingit seda, et mingi kõik on nii roosa, manna, mingi plönnu, vaata. No just ja tegelikkuses ka seda, et vaata, kui osad inimesed ütlevad, et nii, nüüd ma võtan ennast kokku, ma muudan seda mingi sinu nimel, nagu pahatihti suhetes on, kui midagi ei sobi, siis on ka see, et see on mingi periood ainult, kus suudetakse seda teha, siis mingi hetk käib ikka see klikk ja see läheb täpselt sama reega edasi. Jaa, on küll jah. Sest et noh, mina tahaks uskuda, et inimese põhiloomus ei muutu. Et ta võib nagu korrigeerida oma mingeid muutusi nagu selles mõttes, kui ta väga tahab. Aga inimene väsib ikkagi varem või hiljem. Ja siis nad jätkavad ikkagi seda, millega ta on harjunud. Just, sest et ma arvan, et tema tunneb ka, et umbes ma pean nüüd kedagi mängima, vaata, kes ma justkui ei ole. Ja siis, umbes ma ei tea, tahan midagi teha, ma ei saa ju. Lubasin ju mitte, aga täiega tahaks. Trenni tegemisega on tegelikult vaata see sama. Et mingi... et ma lähen trenni, mingi ilge mott, vaata. Lähed trenni, käid seal mingi ka ju paar kuud ja siis ikkagi vajub ära. Aga vaata, mõni inimene nagu ta on sündinud võimaliselt trenni tegema ja ta käib aastaid, vaata. Lifestyle juba on ju. Ja, et sa pead nagu sellest harjumuse mingi harjupunktist üle saama, siis sa oled nagu see, et siis ma saan aru, et sul on nagu see treit õpitud. Mitte ainult mingiks perioodiks, nii nagu mina enne reisi mingi 3 nädalat mingi pumpasin mingid harjutusi teha ja siis käid reisil. Nüüd on mingi suvi. Ja issand jumal küll, jah. Et selles mõttes nagu huvitav nagu see, et ma usun, et inimesed võivad muutuda niimoodi, aga üldiselt siiski mitte nagu. Jah. Aga ma ei tea, räägime suhete. Mingi asi, mille kohta ma lugesin, on ka karmalised suhted. Oled midagi lugenud, kuulnud nende kohta? See on nagu see on juba see level, kus on need mingi hingesugulased ja kaksikleegid ja johhaid. Mina neid ei usu. Olgem ausad. Ati ka mitte. Ühesõnaga, siin oli muidu nagu kirjutatud ala midagi sellist, et see on hästi sügav side. Tekib, et lahendada minevikust nagu pärit õppetunde. Et see nagu need inimestega kokkusaamised asjad, võtta see on see, mis tekib, et sa jääd nagu mõtlema, et miks ma selle inimesega üldse tuttavaks sain. Aga see justkui oligi meant to be selleks.
et õppida mingist vanast veast. Vaata, miks osad ka ütlevad, et miks ma takerdun jälle samasse mustrisse. Et miks ma saan, ma ei tea, joodikuid ainult näiteks või miks mul on, ma ei tea, mingi sellised vennad on ju. Raudselt see on mingi õppetund ja defo õppetund, sest no miks ta siis muidu jah, viskab nagu neid inimesi just. Ma olen isegi mõelnud. No vot, siis see ongi see. Jah. Ei, aga vaata, ma olen tihtipeale, nagu mul on olnud inimesi, kes ka mingi lahku minnes vaata mingi mõtlevad, et ma ei tea, mida see suhe tuli õpetaja mingi, eks me kunagi saame teada siis on ju. Siis ma alati nagu mingi, kuuled või? Need nagu, et sul ei ole mõtet siin isegi mõelda praegu, need tulevad alati hiljem, need teadmised. Ja mina saan näiteks öelda, miks nüüd noh, mina olen vaata eriti siuke nagu üle analüüsija, vaata, minule meeldib nende suhete asju nagu süvitsi minna, vaata, et miks mingid inimesed mingid käituvad niimoodi, miks nad mingi teevad niimoodi, noh, midagi peab selle taga ju olema, on ju. Ja siis ma nagu mõtlen, et nagu nüüd ma nagu tagantjärgi olen oma kõiki neid suhteid nagu analüüsinud, siis ma nagu tean täpselt, mis need õppetunnid olid. Ja oled need ära omandanud ja nüüd hopefully enam neid ei tule jah. Ja ma arvan, et sellepärast ma olengi suutnud nagu teha nagu selle kokkuleppe ka, et nagu mul ei ole vaja suhet, vaata. Et nagu justkui eksisteerida või noh, vaata nagu ma ei tea, kuidagi seda, noh, et ma olen nagu leidnud selle rahu endas, vaata. Et selles suhtes nagu huvitav, sest et noh, ma ei tea, karma on see üks suhte mingi see on ju. Miks sa seda kaksikleegi? Ma ei tea, ma ei usu sellesse nii väga, no võib-olla on ka see, et ma ei ole nende... Või hingesugulust. Miks sa ei usu seda? Neid on väga raske määratleda, tõepoolest. Et ma ei tea, kas võib-olla mul on nagu puudulik informatsioon lihtsalt. Mine metsa, seal on mingi elukaaslase hing ka ju. Mingid siuksed asjad ju. Ja seal on väga, väga palju neid variante. Ma ei tea, ma ei oskaks näiteks nagu mõeldagi neid mineviku inimesi nagu nendesse kategooriatesse, näiteks kes oli kes siis. Et lihtsam on mitte mõelda. Ja mis see annab sulle, et see mees minu elus oli minu kaksikleeg, no come on. Ei, kaksikleegid ei peaks üldse lahku minema tegelikult. Aga ma saan aru, et see protsess, et nad lähevad lahku, lähevad kokku, et siis see on nii raske nagu periood ja siis lõpuks tuleb see harmoonia. Aga sorry, aga nagu... harmoonia, mis kui ämbriga vett peale selle leegile. Aga nagu reaalselt ma ise mõtlen ka nagu seda, et kui sul ikkagi nagu juba error on ja lahku on mindud, siis kui sa nagu sinna, et kui sa lähed teist korda sinna, see läheb ikkagi lõpule. No jah, aga see on jälle see mingi loll usk, vaata, et sa usud, et ikkagi mingi õppetund jäi tegemata. Noh, been there, done that ju. Jaa ju. Et sa ikka nagu tahad anda inimesele mingit uut võimalust ja üldjuhul ma küll annan nagu. Tulebki anda. Selles mõttes tulebki anda ju ka. Aga vaata, sellel andmisel on ka vahe. Et kui sa nagu näed, et see sõidetakse nagu reaalselt sinu seljas sellega, siis siin on nagu see punane lipp, on ju. Et kui päriselt inimene sa näed, et ta saab ise ka oma veast aru, siis see on teine tera. Jah, vaata, okei, no jõuame siis sinna enda nende suhetesse ka, vaata, et vaata, mitu korda ju tegelikult oli ju nagu neid olukordi, vaata, kus sa tegelikult võib-olla said aru, on ju, et see ei ole päris õige, vaata. Aga see mingi enda klikk peab ära käima seal. Et teised võivad kaagutada küll ja veel. Kui sa oled mingi loll ja jätta maha ja mida iganes on ju. Aga tegelikult sul peab see klikk ise ära käima. Aga ju siis vaata, ka mingi hetk tekib vaata see, kus sa mõtled, et aga tegelikult oli ju tore, aga teised asjad olid ju head. Et sa nagu näed seda head poolt rohkem, et hea kaalub nagu halva üle. Ja siis sa annad veel. Aga siis, kui see ongi see veel ja veel ja veel, siis nagu lõpuks oled lihtsalt nagu nii tühjaks pigistatud sidrun, et sa nagu mõtledki reaalselt, et sa oled mingi narts. See ei olegi nagu midagi väärt, vaata. Tegelikult jumala õudne, see ongi see eneseväärikuse ja selle enesehinna nagu ära kaotanud juba. Täpselt mõtledki, et okei, ma vist olengi seda kreppi väärt täpselt, et see on tegelikult hästi õudne. See on õudne, mida need suhted nagu tegelikult teevad sinuga.
ja no väga-väga raske protsess on sellest ju välja tulla ja ma mõtlengi nagu seda, et tahangi kohe küsida, et mis sa nagu pettimisest arvad üldse in general? see on väga kurb sündmus. ma ei tea, issand, kuidas sa niimoodi, kui sa küsid alati nii keerulisi mingeid, sa kuidagi Tegelikult ei ole. oskad littida nii hästi, et sa tõmbad alati mind ülilukku nende asjadega. et no ma ei tea, noh, vaata, see on ka nagu Petmisel ja petmisel vahe. no selles mõttes on ju, et kas see on nagu täiesti sihuke, mida tõesti nagu väga raske andestada või on mingi selline, et Mis see siis on? näiteks ma ütlen, Magamine või? no ma ütleme näiteks, ma ütlen seda, aga näiteks kunagi ma tegin mingid sellised, noh, kus me olime mingi full noored nagu, ma ei tea, võib-olla 18 või mingi sihuke onju. Siis ma tegin ka niimoodi, et ma ütlesin, et ma lähen koju magama ja tegelikult ma läksin peole. Ja kui mulle helistati, siis ma ajasin mingit jura, et ma olen, et umbes, no ma just ärkasin või mingit lolli juttu. Täiega nõme tegelikult. No ongi nõme ja see on nagu selles mõttes, et ilmselt ma olen selle eest ka oma karma saanud, onju. Aga nagu just see, et ma sain aru, kui nagu douchebagilt mina käitusin sellel hetkel ja kui haiget ma tegin teisele, onju. Et näiteks, noh, see on ka petmine, aga kas see on andestamatu? Noh, et vaata, siin ongi täpselt see koht, et kui sa küsid, et nagu... Jaa, vaata, kui huvitav see ka vanusega on, et nagu vaata armukadedus. Et kui me oleme noored, siis me nagu oleme nii armukadedad, vaata. Täiesti. Mingi 10 küünega kinni, vaata. Keegi tohtinud vaadata, pilka ei tohtinud minna, vaata. Issand jumal, jaa. Kuna Eelika, sa ei mäleta, et sa isegi lubanud kutil Facebookigi teha ju. Te leppisite kokku mõlemad ju, et ei tee Facebooke. No okei, eks see Facebook oli tollel ajal võõras koht ka, minu arust alles tekkis. 2006 või mis ta võis tekkida. Aga nagu see oli ka vaata, see on ju mingi räige armukadedus tegelikult. Aga vaata nüüd vanas eas oled mõtled nagu... No selles mõttes vanas eas, noh. No selles mõttes vanas eas, vaata. Me jõudsime sinna kohta. Et nagu selles mõttes, et vanas eas nagu jumala pohhu, ega see Facebook on no vaata, nüüd sa oledki nagu elukogenum ja sa näedki asju hoopis teise pilguga. Et aga samas siin juures, nagu vaata, kui keegi suhtleb või mis iganes, ma ei tea, ikka inimestel tekivad töökaaslased, see on kõik jumala okei. Ongi see saagi teisiti ju. Aga samas, kui tekivad sellised suhtlused, mida varjatakse ja peidetakse, siis on jälle teine koht. Võtak. Aga vaat see ongi see, mulle meeldib alati öelda, et on 3 asja, mida ma ei tolereeri ja nagu on andestamatu tegelikult, on see valetamine, varjamine ja reetmine. Need 3 asja nagu, et kui sa nendest 3 asjast midagi teed, siis nagu you're dead. Saad aru? Et nagu tegelikult on, sest mõtle, valetad, see ei ole naistegu nagu, miks sa valetad, mingi põhjus peab olema, vaata. On ju, reetmine nagu vapsee asi, haige asi, vaata. No selles mõttes see on ikka haige asi, vaata. Siin juba läheb usaldus minema. Siin peab juba politsei sekkuma. Ja täpselt. Ja siis on see varjamine, mis tekitab ka usaldusse nagu lõhe. Aga kõiki need 3 asja panevad nagu mõtlema, et ja kui raske on hiljem sellisest teost seda usaldust üles ehitada. Pole pointi. Sina oled olnud sellises suhtes, vaata, kus tegelikult kõik asjad olid sulle nagu silme ees, aga sa lihtsalt näinud läbi, vaata. Nojah, elu tõi need kuidagi mulle nagu kuidagi kaardid kohe lauale. Mulle väga meeldib see. Elu tõi need sulle kätte. Reaalselt, sa ei ole pidanud, sa väga ei pidanudki pingutama. Ei, ma ei pidanud üldse nuhkima asja teile. Jaa, see on väga hästi öeldud, et elu tõi need sulle ise kätte nagu. Umbes Hanna nagu keegi oleks kuskil üleval seal. Ta on mingi, võta siis, vaata. See on see, kuskil Instas oli, et mingi, et tal samamoodi, et mingi kaad näita mulle saini, vaata, et see ei ole õige, siis käib räige pauku. Tead seda, et suht sama, et nojah, aga samas jällegi ma olen iga kogemuse üle nagu õnnelik. Kuigi, kui niimoodi võtta, mul on ainult 2 suhet. Miu. Et selles mõttes... Oota, Siim, sul on olnud 2 tõsist suhet, kus me saame rääkida nagu aastatest, on ju? Just.
aga on ju neid teisi suhteid ka. nojah, aga selles mõttes vaata neid ma ikkagi nagu ei count'iks ju päris suhteks ikkagi. Ja ei, see päris suhe, no jah, vaat see ongi see, mis see päris suhe on, nagu näiteks noh, mina sain ka rösti sellega, et mingi 2,5 korda said. ja mida iganes onju, et sain ka onju, sain rösti sellega, et aga mingi need, ma ei tea, 3-4 korda, mis me siis kokku saime onju, et see pole ju mingi suhe, aga see ongi see, mida inimesed ei näe, mis oli kontekstist vaata välja rebitud, inimesed ei näe ju, mis kokkulepped olid meile sõlmitud. Ja te olite isegi tublid, et teil olid need kokkulepped. No jaa, seda küll jah. Sest et minu arust see on nagu jumala okei, kui inimesed lepivadki kokku, lähme me sinna üldse või? Kuhu lähme? Sellesse teemasse süübimisi üldse No või? natukene võib süübida. Et nagu, et minu arust see on nagu nii nagu täiskasvanulike Kuhu me lähme? ei, me jääme siia ööseks. Et nagu inimesed teevadki sellised kokkulepped, et meil ongi ainult nagu see kokkusaamise point. Jaa, et vaata, et sa oled teadlik, et sa ei taha suhet, et ma ei tea, kolid kokku ja mida iganes, vaid et nagu sa tahaksid endale saada või noh, leida siis sellist kaaslast, kellega vahepeal kokku saada. Ja keda sa saad usaldada sellega. Mhm. Et ma tõesti ei timmis omal ajal kellegi teisega. Ja vot see oligi see point nagu, et nagu noh, minule ei meeldi. Ta oli vägagi teadlik, vaata. Aga lihtsalt ongi nagu see, et tema oli ikkagi lõpuks erinev, vaata. Noh, temale nagu ei meeldinud see ja sealt see nii-öelda lahkeli tuligi. Ja see on see, ja jumalale temaga. Mul nagu täitsa, nagu ma räägin, et tegelikult nagu mul nagu, noh, ükskõik ja tegelikult nagu see on ju tema õigus ka. Muidugi. Aga lihtsalt vaata kokkulepped on kokkulepped nagu selles mõttes, et suusõnaline kokkulepe on ka kokkulepe. Jaa, see on see tööleping on ka Täpselt. Et jah, aga noh, vaat jällegi neid tuleb neid kokkuleppeid sõlmida, sest vastasel juhul ongi see, et võtta neid mis see miscommunication on? Arusaamatus või? No nagu ühesõnaga kontakti mõttes nagu arusaamatus ei tekiks, vaata. Ja mööda rääkimised nii-öelda. Et siis nagu tekivadki need sellised draamad, on ju, ja mida iganes, on Aga ju. miks on üldse suhted nagu sellised, et nagu paljud ongi nagu näiteks niimoodi, et sa isegi ei saa panna neid, ühesõnaga, et sul ei ole juba eos ei ole usaldust inimese vastu. Et kui sa ei suuda mulle juba sellist väikest asja nagu, me ei saa nagu kokkulepet teha, siis millest me üldse räägime? Loogiline, et ma ei tahaks sinuga mingit suhet ju. Et nagu ma palun sult ainult ühte seda väikest osa. Otseselt ei palu ka, sest see oli meie kokkulepe või diil, on ju. Ja siis ka murtakse seda. See on hea point, mul üks armas inimene tegelikult, temaga siin arutasin üks päev, et vaata, ta oli nagu mingi pissed off, et umbes ala mingit. Ma tahan ju ainult, nagu ta ütles, et ma tahan ju ainult ausust ja seda, et sa nagu räägiksid asjadest nii, nagu need on. Kas see on siis palju palutud, kui ma seda ei saa või? Ja siis ma nagu tegingi talle nagu selle voice'i nagu vastu, et tegelikult õige inimese jaoks on nii väike asi see ja ta on võimeline ja nõus seda tegema. Et see ei ole sinu jaoks õige inimene, kui ta mingi kiunub sellega, et ei suuda olla aus. Siin ei ole üldse millestki rääkidagi siis sellisel juhul ju. Nagu, what the fuck? See on nagu nii väike asi. Või näiteks, kui sa oled suhtes ja kui üks pool nagu väga tahab kuhugi minna, mis on tema jaoks siuke, ma olen nii väga oodanud seda, et see, ma ei tea, mis iganes üritus või kuhu iganes ja võib-olla teisele ei meeldi nii väga, on ju, aga ta tuleb kaasa, ta teeb sinuga. Selle mitte ei ole mingi selline, et mingi täpselt, et ei ole seda kiunu. Mind ei kutsega. Ei noh, ma ei tea, mina olen luba küsisid üldse. Enda tutvusrinkonnas ära nüüd jaura. Ma olen enda tutvusrinkonnas nii palju nagu näinud seda, et näiteks samamoodi kas või sport on jumala hea näide siin on ju, et üks osapool tahab täiega minna ja ma ei tea, tennist mängida ja siis teine mingi, ma ei taha, mis ei taha ikka kodus on, nagu miks? Discgolf on ka minu meelest siukene nagu asi, mis tegelikult on nagu seltskonna täpselt, et okei, kui on liiga spetsiifiline, siis leiame mingi muu ühise mingi tegevuse, mida teha, on ju. Et nagu alati leiab mingi kompromisse ja minu arust see on nagu nii tore, kui selliseid asju tehakse. Ja neid tuleb leida suhtes, sest vastasel juhul nagu see asi ei toimi ju.
just või nagu ma ei tea, pered, kus on palju lapsi ja siis on see, et mingi lähedus kadus ära, ma mingi cheat'in oma mingit kaaslast, onju. Aga miks no sa cheat'id? miks? Miks sa ei leia Jaa. seda aega nagu enda kaaslase jaoks? Või miks ei suuda olla aus oma kaaslase pihta, et sorry, aga ma ei ole enam õnnelik, vaata. jah, et nagu proovime midagi muuta või ma ei tea, päevakava No kui ta muuda. tahab midagi muuta. No Üldiselt jah, need asjad sest et on juba väga hapud me juba, oleme vaata. jõudnud 2025 sellisesse aega, kus see tahtmine on ka selline, et umbes lihtsam on käed üles tõsta ja minema kõndida või siis olla selles suhtes ja vinguda ja viriseda oma tutvusringkonnale, Jaa. et ma olen nii halvasti, mul on kõik nii halvasti. Ja siis sa samas vireled seal, siis mõtled, et see on mingi enesepiinaja või mis sul viga on, et sa selles suhtes Jaa, et oled. nagu ju igal normaalsel inimesel on ju see, et tule ära sealt, palun. Nagu on halb olla. Jah. Miks sa teed seda endale, vaata? Ei, ma olen oma hamstrite pärast nüüd temaga koos. Nagu viirpapagoid on, ma ei tea, koos ossimine, et ma pean nüüd seal olema. Ok. Appi. Ma olen nii kaua temaga koos, kui mu tatrapakk ära aegub, et Ja see ei aegu. nii kaua, Ükskord aegu. nii kaua kuni putukad siis. Ühesõnaga. Oh my God. Jaa. Aga no vaata jällegi, jah, kui tal on see tunne või tuju, et ta tahab midagi parandada. Reeglina on ikkagi see, et kui inimesed juba räägivad, siis nad on juba see, siuke nagu, et siuke juba poole jalaga on kuskil ära juba. Sest noh, vaata nagu minul oli, onju, et vaata nagu me olime pikka aega koos, onju. Meil oli juba, onju, laps, eks ju. Ja meie õnn oli see, et me olime nagu teinud või üles ehitanud sealt juba hea nagu selle sõprussuhte, vaata. Ja me saimegi aru, et nagu me oleme ikkagi nagu parem kooslus, kui me oleme nagu ikkagi sõbrad, vaata. Et jah, siis oligi nagu see, et ta oli juba kuskil poole jalaga kuskil, vaata ära. Ja see täiesti okei, sest inimesed muutuvadki. Inimesed kasvavad koos. Hästi my palju on God. nagu see, et nagu miks kõigil on see, et olid, ma ei tea, 10 aastat koos ja siis kõigil on see, miks te lahku läksite, miks nüüd, vaata, et umbes, et no see oli no aga see oli ka konkreetselt no pauk, ongi, vaata. aga vaata, paljud nagu ei mõistagi seda, et kasvatakse lahku. Et sa, noh, mitte midagi otseselt ei juhtunud või no nagu juhtus ka, aga samas nagu see oli kuidagi nagu nii loomulik käik tegelikult, kui teada neid jällegi, mis toimus kullisside taga, onju. jah. Et ja muidugi mul oligi nagu see, et jaa, loomulikult see on täiesti normaalne, oligi nagu trotsi täis mingit aega, aga samas jällegi tänasel päeval, kui sellest on juba mitu aastat möödas, onju, see oli ainuõige otsus. Muidugi, ja ma arvan, et sa oled nagu kõik see aeg, mis oli, sa vaatad nüüd tagasi sellele hoopis teistmoodi, et ma ütleks, et võib-olla see oli isegi selline friendship, mida sa nüüd nagu oskad nagu nii jõhkralt hinnata, et sa ei lase oma latti samamoodi alla siin selle koha pealt, vaata. Et sa pigem tahadki enda uues kaaslasest näiteks näha ka sellist ülitugevat sõprust. Et see ei ole ainult nagu partner, vaid sa oled sõber ka. Jaa, see on väga oluline asi tegelikult, et olla nagu sõber eelkõige. Sest noh, kuidas see ongi nagu, et sõprusest nagu armastajad saad nagu jääda sõpradeks, no see on võimalik, aga kui sa oled nagu armastaja, saad sõpradeks, see ei toimi. Siis see on mingi veidra vibe, on ju. Jaa, täiega. Sest mina nagu hindan täiega seda, et kui ollakse sellises suhtes, kus sa saad nagu kõigest rääkida, nagu et sul on, nagu teil ongi millestki rääkida, mitte ka seda, et umbes, et kas ma saan oma muret kurta, see ei ole see point, vaid sa nagu räägid igasugustest asjadest, mis maailmas on, on ju. Et sul on nagu põnev, et justkui üks täiustab teist, et siuke tunne, et kui sa nagu räägid, siis sul ei ole seda, et mis ma nüüd siis veel räägin, et see jutt nagu voolab. Mõndadega on täiesti, jääb nagu täiesti kett jääb kinni, vaata siuke nagu tahaks midagi rääkida, aga mitte midagi ei ole rääkida. Ja siis mõnega on nagu niimoodi, et oh my god, nii põnev, oh my god, ma tahan kogu aeg rääkida, vaata, ja see aeg lendab lihtsalt. Siis mõtled, oh my god, nagu ma ei tea, meil on nii vähe aega, ma ei tea, magamiseks või ma ei tea. Täpselt, ja siis mõnega vaatad, issand, ma ei tea, kell on juba nii palju, me oleme siin mingil üritusel mingi nii kaua rääkinud juba, on ju. Või sa oled nagu mingi, issand, ma ootan juba järgmist hommikut, et läheks Ikka nagu halb. Pikem on. Aga jah, ühesõnaga
ja no muidugi, eks neid igasuguseid olukordi on nagu ka, et kus noh, vaata, siin ongi, et toogas siis selle, et vaata, et igaüks nagu mingi peksab nii-öelda vanade vitsadega neid uusi, vaata, siis noh, fakt on ikkagi see ju, et noh, tegelikult tuleb need ju ikkagi nagu enda jaoks vaata läbi mõelda. Et näiteks ongi, mõtle, mõni on hästi siuke klammerduja, vaata. Mõni on siuke nagu mingi puhhuist, onju. Siis ma ei tea, noh, neid olukordi on küll ja veel, vaata, kus nagu tegelikult, noh, sa pead ära lahendama need enne, kuni sa siis uude suhtesse tagasi lähed, et see suhtesse või mis sa ütlesid, vaata. Et muidu, noh, ma räägin, need ei toimi lihtsalt. Kas sa seda oled kuulnud, et otsitakse seda nagu 90s laavi või? Sa mõtled siis nagu, et abielu ja oskus parandada suhteid, kui need on läinud lörri või? Jah, et nagu alati sihuke, et kui jah, täpselt, et ei visata seda suhet kohe minema, vaid pigem tegeletakse sellega. Et praegu on nagu täiega see, et kuidagi ei minda nagu sügavuti, et lihtsalt mõtled, et uus. Aga inimesed ei mõtle selle peale, et uus luud ei pühi paremini. Jaa, muidugi. Selles mõttes, et mina olen ju olnud, vaata ju korduvalt abielus, on ju. Ja ma väga hästi näen ära, et nii lihtne on nagu abielluda, aga tegelikult, mis see abielu in general on, seda inimesed ei mõista, vaata. Ja see on võtnud ära ka reaalselt mul selle tahtmise üldse kunagi nagu abielluda, vaata. Et okei, muidugi ma saan öelda never say never, on ju, et ma ei tea kunagi, vaata, kuidas elu läheb. Aga noh, vaadates nagu neid vanemaid inimesi, kes nagu reaalselt on mingi 35+ aastat abielus, nagu see on nagu lihtsalt nagu vau, vaata. Aga see ongi vau, ilmselgelt ei ole need 35. Vaui, sa ütlesid ju vaui või? Ma ei tea. Aga nagu ilmselgelt need, kes on, ütleme, tubli 35+ aastat olnud abielus või koos. Ma ei tea, või need, kes lasevad... Neil on jamasid. Ma just tahtsingi seda öelda, et nagu kui sa jõuad kasvõi selle kuldpulmani, ilmselgelt neil ei ole olnud ainult 50 aastat või? Ma isegi ei tea. Vahet ei ole. Kaua. et neil ei ole ka olnud ilmselt mingi lust, lillepidu, maasikad ja vahukoor, on ju. See suhe, et see kindlasti käib ju... Seal on ka igasuguseid jamasid prolli olnud, aga just ongi see point, et sa nagu... Sa julged rääkida nendest asjadest, mis häirib või mis mured on nagu. Kõik asjad on ju tänapäeval lahendada. Kas mütsi muidu? Sest et, aga samas jällegi, noh, oskus lahendada, aga vaata, on ju toodud siia tänapäeva ju selliseid näiteid ka, kus vaata nagu näiteks pokaal on nagu kildud, eks seda on kokku tagasi liimitud ja siis ta valab veini sinna ja see laseb läbi. See laseb läbi. Et tegelikult nagu okei, vanad inimesed, nad ei lähe enam ilmselt laiali lihtsalt sellepärast, et nad on juba nii vanad, vaata, noh, milleks on ju. Aga tänapäeva noored, minema see uus pokaal, palun, vaata. Ja need mured jäävad ju. Okei, see on ka uus point muidugi, jah. Selles suhtes, et sa võid võtta selle uue pokaali, jaa, aga see on seesama see luua teema ju. Jaa, aga vaata, siis ongi täpselt see, et see kõik oleneb ilmselt nendest muredest ka, mis seal taga on. Et võib-olla tõesti mõne inimesega on lihtsam ikkagi minna oma teed, soovida, suruda kätt ja minna oma teed, on ju. Et kui need ei ole jah sellised probleemid muidugi. Täpselt. Et on nii huvitav, no ma räägin, siis muidugi kõik ju need suhtemured ja värgid-särgid on ju kõik lapsepõlvest ju jällegi. Meie vanemad õpetavad meid ju sellisteks, kes me oleme oma suhetes ju. Me vist isegi ühes episoodis ju rääkisime sellest, et see isegi ei ole isegi meie vanematest, vaid võib-olla, ma ei tea, 4 põlvkonda enne, on ju. See on mingi kärgpere teema, ma arvan. Konstellatsioonid 3000, noh. Midagi siukest võib olla küll. Et noh, ma ei tea, kellegi vanatädi kunagi oli mingisugune hull mingi hooker, on ju, siis mingi pettis mehi, ma ei tea, igas asendis, on ju, ja siis kandub kellelegi üle ja siis see struggle ib täiega, on ju. Et õudukas on see elu, aga elu on tore. Elu on tore, jah. Senikaua, kuni sul enda pokaal katki pole. Aga ei, selles mõttes ja me oleme ikka kogu aeg tõdenud seda, et jah, need suhted on ikka kõige raskemad asjad siin elus.
ja see ei ole ainult mehe ja naiste või mis need on, see on tiibimad. sõprussuhted ja kõik. Kõik sõprussuhted, sugulussuhted, Töösuhted on ju, oi, töökaaslastega. pljääd, noh. Et see on jõhker tegelikult. Palju sul on nagu sõbrannasid või nagu sõpru, keda sa nagu reaalselt usaldad? Nagu 100%. Võiks päeva selle 2000 years of later. Põhimõtteliselt, sest et no mul on nagu, ma ei oska sulle niimoodi öelda, no pigem on vähe neid, võib-olla 2-3 heal juhul, aga ka mitte kõiges, vaata ju, on ju. siis on ikkagi tekib see, et ühele julged võib-olla rohkem rääkida, võib-olla kui teisele on ju, et siis mingeid asju ikkagi ei räägi. Võib-olla on ka selline suhe, et nagu sõpradena, et sa ei puudutagi neid teemasid. Et mõne sõbrannaga me ei kaagutagi üldse mingit suhet, näiteks mingit juttu üldse. Et see on ka jumala okei. Aga ma võin küll nagu seda öelda, et õnneks mul pigem on see, et pigem on neid inimesi ümberringi vähem, aga sul on nagu head inimesed ümber. Nii öeldaksegi, et parem olgu siis vähem kui rohkem. Sest noh, sind on ka ainult üks, vaata. Miks ma seda tegelikult küsisin, oligi point selles, et need suhted on lihtsalt nii keerulised, vaata. Et kui omada ka sõprussuhteid nagu palju, siis tahtmata keegi jääb nagu sellest tähelepanust ilma, siis tekivad jälle probleemid, vaata. Miks see minuga ei ole, bla, vaata. Meie jaanipäev 2025 või? Aga vaata, kus see lõppes. Jah, lõpp ja kõik hea nagu. Et noh, selles mõttes ma räägingi, et elu teeb oma korrektuurid. Eks meie vahel on ka olnud ju seda neid asju, kui olin mina selles suhtes, kus ma põhimõtteliselt olin nagu nii katki, kus ma ei rääkinud mitte kellegile mitte midagi. Ja ma olingi üksinda. Aga ma närisin läbi ja siis ma aga vaata, ma närisin läbi selle, aga nagu ma olin nagu vaata sellel momendil ma juba tegelikult olin alla andnud, vaata. Sest ma konstantselt ajasingi mingid, vaata ma ei tahtnud kellelegi midagi rääkida, aga minu jaoks tundus see lihtsam, et ma olen kõik aastavahetused üksinda, ma ei tea, siuksed suuremad tähtpäevad nii-öelda, et ma juba ikkasin ise veits kartma, et ma ajan nagu kõigile sellist kägu, et nagu see jutt ei ole loogiline, et ühele ütlen, et ma olen temaga koos, kolmandale ütlen, et ma olen 5. koos, et siis pärast see jutt ei ole loogiline, on ju. Aga noh, ma veits teadsin, et võib-olla mingid inimesed ei suhtle omavahel. Aga vaata ka, sa nagu samas usaldad oma inimesi, aga sa hoiad ikkagi midagi mingil määral enda teada. Nii on jah. Et jah. Ma kunagi olin täiega judgmental. Räige judgmental. Räigelt. Ma ei võtnud isegi jutule mitte. Nagu kui mulle inimene ei meeldinud, siis ma ei nagu ei. Nüüd ma just enam suhten ja. Aga nüüd ma enam ei ole nagu, nüüd ma ikkagi saan pigem aru, et mündil on ikkagi 2 poolt, vaata. Et nagu jah, mulle ei meeldi mingid asjad, vaata, aga ma olen nagu nii vana juba, et ma suudan nagu silma kinni pigistada, et no okei, vaata. Võib-olla sa oled nagu, elu on nagu nii palju näidanud neid erinevaid olukordi ja inimesi, et isegi ei ole mõtet nagu let it go lihtsalt. Ja, võib-olla küll, jah. Ja pluss ongi nagu see ka, et nagu võib-olla ka jällegi siuke nagu tuleb anda aega, vaata. Tuleb anda aega lihtsalt ja küll vaata nad öeldakse ka, et anna aega küll, nagu aeg lahendab need asjad, vaata ja hakkad ajapikku nägema neid asju hoopis teises valguses, sest tegelikult see on ka tõsi, vaata. Et noh, näiteks vaata see siis ma ei tea, mis ma öelda tahtsin nüüd. No nii palju näiteid on lihtsalt, vaata, mida ma konkreetselt öelda tahtsin, vaata, aga nii palju näiteid on, vaata see, kus sa võib-olla nagu usaldad inimest täiega lihtsalt ja siis ta tõmbab sulle nagu niimoodi vee peale, vaata, selle usaldusega. Ja siis sa oled nagu what? Nagu, et noh, et see võtab ära nagu kogu krempli usaldamise tegelikult. Muidugi, see terve maailm on justkui kõikuma löödud. Et nagu nii nõme, noh, nii nõmedad on need suhted nagu kurat. See oli nii aus praegu. See oli nii siiralt. Et jah. Ja noh, muidugi on ju, kui ma siin
aasta lõpus ju vaata laiali läksin, vaata, siis vaata see, mäletad, see teema oli vaata siuke, et vaata venis onju. See on ka väga suur oskus lahti lasta sellest harjumusest. no vaata, et harjumusest nagu rääkida. Vaata sina ka, noh vaata ikkagi nagu chat'id onju niimoodi, aga nagu see on ka ju mingis mõttes kinnihoidmine. Mis mulle enne meelde tuli, see oli see, vaata see blokkimiste teema, et vaata mina nagu ei pea mitte ühega oma eksi pihta nagu selles mõttes mingi vimma või asja, onju. Aga samas nagu naljakas on nagu see, et nagu, aga sa näed, vaata, et ikkagi mingi blokid ja asjad on, vaata. No üldjuhul öeldaksegi, et see, kes blokib, temal ongi see issue. Jaa. Et ma lihtsalt näen neid asju, vaata. Ja see on nagu eriti naljakas, vaata, et nagu mingi ploki peale, vaata. Ja siis ma nagu näen, et ta seal mingi kommenteerib ja niimoodi nagu. Tegelikult nii haige, vaata. Noh, saad aru? Pigem on. Tahad saab rösti selle eest. Ega keegi ei puutumata. Aga selles mõttes küll jah, et kui mina mõtlen ennast nagu, kuuled või, siis võiks pulli pärast, ma ei hakka iseennast iseloomustama. Iseloomustamine mina suhtes olen. Issand jumal, sa võiks võinud seda enne öelda, ma võiks natuke sun mõelda. Mida sa mõtled, kohe ütle? sa oled siuke ka hästi adventurous, nagu ma ütleks, et sa hästi, tegelikult nagu sa hullult pühendud nagu selle inimesele. Et mitte, et sa nagu vaata, minu arust see ongi väga okei, kui inimesed nagu suhtes olles veits tõmbavad tagasi oma mingeid muid asju, onju. Aga sa samas ei unusta oma sõpru ära. Et sest ma saan aru, vaata sellest, et kui see suhe ükskord ära lõpeb, siis sõbrad ikka jäävad ju. Jaa. Et sa ikkagi oled nagu reaalselt nagu 100% sellele inimesele ikkagi pühendunud. Jaa. Jaa, seda küll, jah. Minul näiteks täiega meeldib sinu puhul see, et mida ma olen tegelikult endamisi mõelnud ka, et tahaks täiega, nüüd muidugi ma olen, onju, aga tahaks täiega nagu olla selles suhtes sinu moodi, et vaata see, et sa lõpetad nagu selle suhte ära, onju, ja siis sul on see, et ma olen üksi nüüd. No vaata, saad aru. Et mina olen vaata hästi siuke inimeste inimene, vaata. Mul on nagu see suhtlemine ja värki-särki ja inimesed on ju niimoodi. Ja võib-olla siis tekivad mingid uued suhted sealt peale kohe, onju. Aga sina oled nagu siuke nagu, sa oled alati osanud, issand, kuidas ma sa oled alati osanud endale seda aega anda, protsessida asju ja nagu seda time heals, vaata. See oskus on sinul minu meelest kogu aeg olnud. Jah, ma olen selles suhtes nõus, vaata, see ka nagu kinnitab seda, mis ma enne ütlesin, et ma pigem, ma kuidagi, mul on ka siin kogu aeg surutud, teed endale Tinder. Seda ma ei taha, ma ei viitsi nendega suhelda, ma lihtsalt ei viitsi. Esiteks sellepärast, et mul on praegu nagu nii palju asju teha, onju. Et mul ei ole aega mingite kirjasõpradega siin mingi chat'id, onju. Ja pluss veel, muidugi siis alati võib ju kokku saada, aga ma ei ole selline. Minul see kokkusaamine ja kõik see on nii raske minule. See peab olema see tunne ja. Et kui ma räägin, et samas ma saan aru, et seda tunnet ei saa tekkida, kui sa ei lase sellel minna. Tekkida. Aga ma lihtsalt, see ei ole minu jaoks. Nagu üldse ei ole lihtsalt. Et ma ei tea, selle koha pealt ma olen jah selline, et kui mul kellegagi see connection on, siis see on nagu üli deep ja ma nagu pühendun ainult sellele nagu. Et ma ei ole siuke, kes saaks nagu, ma ei tea, näiteks mitme inimesega timmida või kuidagi mitte see kõlaks nagu valesti, et ma attachin nagu ühele, onju. Aga lihtsalt see, et see ongi nagu see üks ja ainus connection nagu, mis on, onju. Jaa. Pluss vaata see ka, et ole, nagu mina olen vaata siuke, vaata, mul on jumala mingi suva, vaata, ma mingi, lähme ja teeme mingi, mis iganes, onju. Aga tegelikult see on jõhkralt väsitav. See tegelikult on räigelt väsitav. Ja olles nagu selles sotsiaalses keerises, onju, tegelikult mega väsitav. On. Ja siis lõpuks oledki nagu mingi, ma ei hakka enam.
Sest ma mäletan hästi seda, vaata, kui ma sinna viimasesse suhtesse läksin, siis sa nagu vaata, enne seda ma olin ka räige mingi onju. Ja siis sa olid nagu mingi anks, nagu päriselt nagu oled Ja valmis siis seda isegi, taunima või? isegi mina vaata nagu märkasin seda, et sa nagu tõmbasidki oma kookonisse ära, onju. Aga see oli kõige kriipim, kui minule kirjutavad inimesed, kuule, mis anksiga toimub. Vaata, vot see on see koht, kus nagu littis nagu minul ka omakorda veel ära. Et vaata, mina ikka nagu tajun, et ütleme ma ei tea, sul on inimene, sa obviously teed mingisuguseid asju nüüd teistmoodi kui enne. Et nagu mingisugused asjad on teistmoodi, onju. Aga kui keegi minule kirjutab, et kuule, mis teema on, vaata. Et kui juba kolmandad inimesed märkavad, siis see on kahtlane. Ja nii oligi. Sa just olidki keegi teine ju. Olin jah. Et sa ei tulnud lõpuks ise ka ennast ära, onju. Et ja see on ka see märk, miks see oli vale. Aga see õpetas jälle sitaks selles suhtes. Täpselt, et mitte üdini halb või paha, aga lihtsalt vale. Ja vaata, mis kõik välja on tulnud. Vaata, Eesti on nii väike lihtsalt, vaata. Ja nagu kõik see mingi, mis välja on tulnud selle aja jooksul. Aga sa olid jälle tubli, sa uskusid või tahtsid uskuda, et kõik on timmis. Ja see võiks toimida, onju. Et sa andsid sellele selle rohelise tule ikkagi. Ja siis nüüd kuulen ja ma olen nagu mingi Kuidas palun? Aga nojah, väga tore lihtsalt enam minuga koos ei ole, vaata. Et see on tegelikult jumala creepy, vaata, et me justkui oleme koos kellegagi, aga me tegelikult teda üldse ei tunne. Arvame, et tunneme, aga tegelikult ei tunne, vaata. No siin on ka see koht, mis sa enne ütlesid, et 2-3 kuud peab enne ootama. Jumala vekkis, Vekker jah. Aga mis sa teed, elu ongi elamiseks ja suhted on õppimiseks ja elu veeretabki, ma ei tea, mingid sellised huvitavaid asju nagu, mis õpetavad nagu. Jah. Täpselt. Tõmbab lukku. Jah, ma ei oskagi kohe nagu midagi rohkem nagu rääkida. Et tegelikult on nagu, me oleme jumala heas punktis enda nagu suhetega tegelikult. Kas sa oled õnnelik praegu või? Väga. Nagu suhete mõttes ka? Ja ma olen rahul. Ma ei muudaks nagu mitte midagi. Et ma nagu, seda on nii raske kirjeldada niimoodi. Et ma nagu olen õnnelik nende hetkedest, mis praegu minu elus on lihtsalt. Oled nagu olevikus, vaata? Jah. Ma ei mõtle ette, ma ei mõtle mingile minevikule, onju. Et ma lihtsalt igas aspektis naudin seda hetke, kus ma siis sellel momendil olen. Mul on sama. Kui ma mõtlen nagu mingi suhete mastaabis, siis ma olen ka täiega rahul. Ja ma olen täiega rahul nagu, mis inimesed mu ümber on, nagu sõprussuhted ka nagu siia hulka. Et mul on nagu tänasel päeval täpselt see tunne nagu, et ma olen täpselt õigete inimestega praegu ümber nagu. Või nagu siuke tunne on, et nagu need on minu inimesed, vaata. Saad aru? Et nad nagu võtavad mind sellisena, nagu ma olen. Ja... On siin nagu igas olukorras näinud, on ju, et... Ja nad on ikka nagu minu kõrval, vaata. Et see on nagu väga-väga oluline. Ja jah. Õnnelikkus, mis see õnnelikkus? Aga jah, ühesõnaga, kuradi suvi on elamiseks. Jah, vaatame, mis see suvi ja eluke siin edasi. Jah, meil on ju suvi poole peal, issand jumal, meil on veel terve august ka veel ja raudselt septembris on ka suve veel, jah. Pidi olema kusjuures. Raudselt. See lükkub alati edasi. Mingid tead ja naised rääkisid, et september on suve. Juhu! Mingid Ukraina, mingid nõiad rääkisid. Ohoh. Tööl või? Jah. Normaalne. No kuule, aga mis siis ikka, Jah. Saadame siis selle ilusa osa ära või? Jah. Kuradi, paneme need täis ka ikka. Hiilika oma väikse lonksiga sinna. Et tahad sa veel midagi lõpetuseks öelda või? Ei olegi midagi lisada, ma arvan, me saime suht kõik ära räägitud, mis me soovisime. Ma nüüd loodan, me ei vihka oma ekse.
ei viitsi kellegist mingi, ma ei tea, meil ei ole mingit vimma, me tegelikult nagu, tegelikult me mõlemad oskame lasta lahti. Ja nagu lõppude lõpuks ju me saame ju aru nagu, kus see õppetund oli, vaata. See ongi kõige olulisem. Nii et kohtume vähem kui 2 kuu pärast, hopefully. mis asja? Millal me kohtume? Vähem kui 2 kuu pärast, hopefully. jaa, uute suhete terviseks siis. Davai, cheers. Kuulge, aga davai siis. Ma panen selle purki siin, on ju? Olge siis tublid ja... Olge tublid, aitäh, et ootasite selle osa ikka ära. Ja käisite sisse, et davai, tehke ära, kaua me ootame. Täpselt. Nii et... Aga te võite alati kirjutada ka meile või anda mingeid mõtteid, millest veel rääkida. Või lugea kirju saata. Kõlab nagu me läks nii mingid popid ja populaarsed. populaarsed. väga hea, et see teema siin sai siukse lõpu. Kuulge, aga davai, olge siis tublid ja hoidke saabad rõngas. Tšau! Tšau!